Meie edulugu algas kõige esimesel messil, kuhu me siis 2 kuud peale toote turule väljatoomist läksime. Tegu on siis Euroopa, minu arust maailma suurima büroomööblimessiga nimega Orgatec. Ja sealt me tulime tagasi oma kõige suurima kliendiga. Selleks on USA. Meil on seal hetkel ka olemas ladu. Ja peale USA messi läksime Stockholmi, kus üks kuulsamaid Rootsi firmasid mõõtis kõigi väljas olevate akustiliste kabiinide helisid ja tuli järgmine päev ja ostis kõik meie tootenäidised ära. Selle firma nimi on Spotify. Loomulikult ma tegelen asjadega nii tööl kui väljaspool tööd, mis mulle väga meeldivad. Minu hobid on mu koer. Talvel sõidan lumelauda, suvel püüan kala ja ligi 20 aastat valmistan korra kuus sushit. Korra nädalas. Mina laen ennast sellise üsna raju hobina, et olen pikamaa suusataja. Ma vaataks seda nagu laiemalt, et ma enda puhul kindlasti näen, et näiteks mul kuna trenni vahel on päris pikad, siis väga mõnus on mõelda oma mõtteid. Siis seal on hetk, kus telefon ei helise ja tuleb väga palju häid ideid. Et ma teinekord isegi pean kõlase kinni ja panen need kirja. Päris hea küsimus, sest ma tõenäoliselt müüks ja ma müün hästi. Ma arvan vähemalt, et ma tegeleksin innovatsiooni või selliste tootearendusteemadega, aga mis on nagu huvitav on see, et ma tegelikult seda täpselt teengi täna. Eks ma ilmselt oleks selle müügimeeskonna üks liige ja toetaksin selle ettevõtmisi ja arenguid. Kes meist ei vajaks avatud kontoris telefonikabiini? See on väga raske valdkond, sellepärast et see toode on kergesti kopeeritud. Nad on silmapaistva marketingiga saavutanud rahvusvahelist edu ja see on asi, mille eest tuleb ettevõtteid ja ettevõtjaid kiita. Mind isiklikult motiveerib õnnestumine ja õnnestumisi on aasta jooksul väga palju olnud. Ja ma näen ka seda, et tegelikult kõikide meie tiimis, ma ei tea, mingi suurem diil, suurem õnnestumine, uus edasimüüja, et kõik on see, mis motiveerib tegelikult. Jah, see keskkond, mis me oleme arenguks inimestele siin loonud, eesmärkide seadmine ja ühe asja võime ka välja öelda, on positiivsus. Mulle meeldib, et Endrus, Sparri ja Henri müüvad vaikust. Kõiki teavad, et meil on mürareostus ja nad on tulnud turule tootega, mille puhul nad ise ütlevad, et see müüb praktiliselt ise. Juhid ei peaks ikkagi meeskond. Ja hea juhi hea omadus on siis julgus kaasata meeskonda endast targemaid inimesi, sest juhtu üksi ei tee ju mitte midagi. Mind inspireerivad inimesed, kes teevad asju, vahet ei ole, mida nad teevad, innuga ja hea meelega. Siis see kaasab ja tahaks ka niimoodi teha. Näiteks nagu Endrus. Minu eeskuju on minu ema, kes suudab igas olukorras rahulikuks jääda. Mida vahest siin elus on vaja. Ja muidugi, ma ei tea, vaadates, kuidas Sparri ja meie Henri taustal toimetab, siis ma arvan, et nemad on kindlasti minu eeskujuks olnud 20 aastat. Enamus meie müüki käib läbi edasimüüjate erinevate maade. Me proovime leida igal maal vähemalt ühe edasimüüja ja kõige rohkem me leiame oma uusi kliente ja edasimüüjaid messidelt, mis on erialalised. Idee on selles, et meie ei tunne kohalikeid kombeid, küll aga tunnevad neid meie edasimüüjad ja neil on alati võimalik ligi pääseda neile inimestele, kes teevad sellel kohalikul maal otsuseid ja meie ülesanne on neid toetada. Meie tugevus on see, et me valisime täiesti enda tee ja me tõime sellesse valdkonnas revolutsiooni, milleks on rattad kiireks liigutamiseks ja modulaarsus. Väga heaks müügiinimeseks.
ma ise arvan, et ma juba olen päris suur poiss, et ma arvan, et sa küsid, kui ma Silleniga suureks saan, on ju. Ma arvan, et me soovime olla endiselt innovatsiooni liider, nagu me oleme täna.